No nii, kaunist pühapäeva pärastlõunat siit Holm jalgpallipargist, kus omavahel hakkavad mõõtu võtma koduvõistkond Tartu JK Velko ja neile külla sõitnud Tallinna FC Flora U21 meeskond. Võistkonnad on mõlemad platsile jõudnud, teevad tavapärase kätlemistseremoonia ära ning kohe olemegi valmis alustama selle esiliiga antud vooru viimase kohtumisega. Minu nimi on Mikk-Hendrik Kelder ning minuga koos täna siin kommentaatoriboksis Timo Kuus. Tere, Timo! No, mida sellest mängust oodata? Varasemalt juba, nagu ka stuudios juttu oli, on tegu olnud väga väravate rohkete matšidega. Ma arvan, jah, et mängu ajal ta sellele ei mõtle, et Santase ja Velko värvi esindanud. Ja siin tekkis kohe natukene ohtlikum esimene olukord, aga hetkel Flora kaitseb Valmetsal ruumi tõusta ja otsib liinde valsel Rivassep, aga Rivassepalt ühe puutega peale löök ja see lendab päris ohtlikult üle lati. Karjagin sai näpud vahele kah, tundub. Ja Velko peatreener Reitel ka selle peale Floraline mängu 19 silma ja Velko 24. Eks 5 punktilist vahet tasa ei tee, siin karistusalas kukutakse ja jäädakse päris valusalt hüppeliigese piirkonnast kinni ka hoidma. Flora peatreener Taavi Piik küsib, et kuidas siit olukorrast 11 meetri karistuslöök. Sossi murdmas karistusalasse lendab üle otsajoone ja saab Velko 11 meetri karistuslöögi. Flora treenerite pink ei ole selle otsusega muidugi üldse rahul, aga Sossi seal korralikult soleerida võistaks ise olla. Erki Mõttus versus Kaur Kivila duellis. Jääb peale Erki Mõttus, kes palli paremale poole posti kõrvale ära rammib ning kodumeeskond Velko 1, külalisvõistkond Tallinna FC Flora 0 ning 28. minutil on selle kohtumise skoor avatud. Jah, väga kindlalt lõi ja ootas natukene veel Kivila liikumist ka tagasi poole tööd tegemas. Ja nüüd siin ohtlikult Eensalule läbisööt tuleb, kas pääseb vasaku jalaga löögile, pääseb löögile ja seis on 1-1. Möödub ainult mõni minut ja Tallinna FC Flora saab esimese värava kätte ka enda vaatevinklist ning kohtumise mänguseis on viigistatud täpselt 30. minutil. Ja väga hästi leiti liini taha see jooks ja väga kindlalt lahendas ära sealt. Ei olnud nüüd kõige sellise lihtsam olukord, kus oleks läinud vaja lihtsalt sisse veeretada, aga viib ikkagi ääre peale. Sossi omakorda karistusalas Mugralt vasaku jalaga kuulsele on ohtlikult ja Paava kas pääseb sealt löögile ja Paava suskab selle palli sisse. See, millest rääkisime mängu alguses, on nüüd tõeks saanud. Paava lööb oma debüütvärava Velko esindusmeeskonnas ja see läheb ka fännidele korda. 34. minutil Velko 2, Flora 1 ja on tulnud rohkem väravaid kui 2. Tuublis mängimisest oli kasu. Sai seal selle enesekindluse ja värava löödud ja nüüd on gaas on maha võetud ja hullemat lahti ei ole. Kuigi latakas tõesti oli siia boksi ka korralikult kuulda. Paaval peale löök ja see lendab ette risti. Kuivõrd ilusa värava lööb Velko legionär täiesti tühja koha pealt 46. minutil. Ja Velko pinkleb selle peale katuse ka minema. Suurepärane tabamus Velko ründajalt. Ma ei oodanud üldse sealt mingit lööki veel eriti vasaku jalaga. No ma julgen juba joos öelda, et esiliiga kuu ilusama värava tiitlile, kui seda veel eraldi antaks ka Premium-liiga kõrvalt välja, kandideeriks see tabamus kindlasti. Grealishi liikud. Just, aga nüüd juba jalgel ja vasaku jalaga paneb pealelöögi ka, Karjagin nopib selle siiski ära. Ja ei õnnestunud see löök kindlasti nii, nagu ta lootnud oleks. Vahepeal on meil hea meel teada anda, et tänast mängu on kogunenud. Ja kindlasti nad ei kahetse seda. Peale löök Mugralt, see tuleb ohtlikult ja Kivila peab näitama oma parimaid oskusi. Teise poole esimene reaalselt ohtlikum moment mõlema poole vaatevinklist. Aga otsa koha pealt see standard olukord kasutada on, Mõttus peale löögile läheb. Parema jalaga tuleb see kuul, Kivila pillab natukene Mugralt vasaku jalaga peale löök ja see lendab küljevõrku. Väga hea sooritus Mõttuse poolt, ei olnud Kivilal taaskord kerge seda tõrjuda. Ja hästi, Mugra läks teise palli peale, ei läinud sööt läbi. Peedman sõlitas Ernitsa suunas. Ernitsal parema jalaga peale löök ja see maandub väravas. Aga nüüd on Ernitsal muidugi kohe ka seal päris valust puukas tundub saades. Ja isegi tähistamiseni ei jõua. Ei tea, kas ta ise üldse nägi, et pall väravasse läks. Ja. Aga nüüd on jälle füsiol vaja väljakule minna. Sööt antakse. Võtab Sossi ette, tõste siia tuleb ja üritatakse isegi kääre viirutada juba, aga ja natuke ei puudu. Natukene ei puudu. Uuesti pall karistusalasse, Sossi lööb selle üle otsajoone puhtaks. Eriti selle 3. värava tähtsuse ja ootamatusega. Et vaatame selle olukorra ära, Flora olukord siit. Ja ei olnud kaugel Flora teine värav. Jah, aga kokkuvõttes ikkagi sinna taha lumepargi suunas lendab Leegion juba mängu järgselt ka tähistama asuda. Vaatame selle olukorra veel ära. Kala eksis
kaitses. Minnakse mööda, lüüakse teine ikkagi ka ära. 4-2 jääb see lõppskoor. Tundub nõnda ja see on see, mida sa ennustasid vaheajal. Jah, tahaks nüüd küll öelda, et aitab küll mängust ja lõpetame nüüd ära, et siis mul oleks täitsa õigus. Aga jah, Kala seal, eks võib selle, ma arvan, kirjutada selle arvele, et oli juba. Suurt see lõpuks enam ei määra, sest kohtumine lõpeb seisuga 4-2, 3 punkti jäävad Tartusse. Nägime väravaid, nägime möllu hea ilmasaatel, mis saab selle vastu olla. Täpselt, nii nagu enne mängu arvasime, nii ka läks ja